Even Hurt täna lõpuminutite väravast, selline dramaatiline 2-1 võit. Räägi, mis selle tulemuse teile lõpuks ikkagi tõi? Jääme oma mängule kindlaks ja olime kannatlikud, kaitses panime südikalt ja lõpuks Sten tuli ja tegi, mis oskab. Mida poole ajal rääkisite? Olite avapoole järel 1-1 viigiseisus ning tegelikult esimesel kolmveerandtunnil omas Levadia mõnevõrra rohkem häid võimalusi. Peatreener rääkis, et algus oli natuke kehva meie poolt, et rõhutas enne mängu küll, aga Levadia sai initsiatiivi alguses ja peatreener ütles, et kohe alguses olla keskendunud ja olla valmis, et Levadia teeb näiteks mingeid muudatusi. No Floral on nüüd selline seeria käsil, et te pole alates 27. aprillist kaotanud esiliigas ühtegi mängu järjest. Tänane oli 7. võit, sinna sekka 1 viik. Et millised on emotsioonid sellise seeria jätkumisel? Emotsioonid on väga head, et saime vahepeal tiitli võidetud ja ei mäletagi, mis tunne on kaotada. Räägi enda vormist ka, oled siin korralikult minuteid kogunud ja mänguaega saanud? Ma olen rahul, kui tiimil läheb hästi, siis on kõik hea. Mida ootad järgmisest matšist? Lähete vastamisi tabeliliidri Nõmme Unitediga, kellega täna selle lõpuminutite värava ja seega kaasnenud võidu tõttu vahe selgelt vähenes? Me läheme igat mängu võitma, et tuleb raske mäng ja tuleb jälle pisiasjade otsustajad, ma arvan, et tabeli esiotsa mängud, et peame hästi keskendunud olema ja oma mängule kindlaks jääma ja loodame, et tuleb ära 3 punkti. Suurepärane. Aitäh, Even, lasen su võistkonna juurde ja soovin edu.